No mäng on päris okei lähenemine juba. Mäng. Ja, mul on üks laul ka väga hea lugu on Mäng. Aga see ei ole mäng. I need all the wins. Yeah. No else, I gotta get it, no call the quits. Yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets. Yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You. Tere, kallid kuulajad, vaatajad. Me jätkame muusikalainel. Minu lemmiklaine, nagu öeldakse. Ja minu ka kindlasti. Sina kui basic raadiokuulaja. Mina olen ikkagi täiesti tavaline raadiokuulaja endiselt. Muusikast mitte väga palju ei tea, aga ma kindlasti võib-olla oskan küsida mõne küsimuse teadimate inimeste käest. Aga Eesti muusikaauhinnad on kohe-kohe tulemas 18. jaanuaril. Ja me siin läheb hääletus lahti. Me siin vaikselt soojendame need artiste ka, kes seal võib-olla nägu näitavad. Või mitte, mis võib-olla. Suht kindlalt. Ja nagu te teate, siis eelmine aasta tegime meie seal livestreami. Siis ka see aasta teeme me livestreami ja kui eelmine aasta oli see väga-väga edukas, siis meid kutsuti tagasi ja me lähme teeme veel ühe. Ja Andrei, ma ei teagi, kus kohas nad täpselt alustada. Kui eelmises episoodis käisin meil siin Stefan ja Birgit, siis me mõtlesime, et me tahame ühte väga legendaarset naisterahvast siia. Võiks isegi öelda, et ikoon. Ikoon, nagu talle öeldakse vahepeal. Naine, kes on tänavu pälvinud väga-väga tähtsa auhinna Eesti muusika auhindadelt, milleks on panus Eesti muusikasse. Suur aplaus, head vaatajad, Marju Länik. Marju Länik, tere Marju! Tervist ja suur aitäh nii toreda sissejuhatuse eest. Tuli meil hästi välja. Legend ja ikoon istub. Väga hästi. Marju, meil on hästi vaba keskkond. Me küsime natuke suuname siin küsimustega. Ma võin alustades küsima, Marju. Kas me võime sinatada või me teietame? Aga kui teeks nii, et me sinatame? Jah. Ei, me oleme viisakad poisid, meid on hästi kasvatatud. Ja, ma märkasin, meile tuleb öelda, et kas nagu saa või tee. Ma märkasin, et te mind teietate ja mina ei olnudki veel endale selgeks teinud. Ma suhtesin kuidagi nii, et mul ei tulnud öelda ei teie ega sina veel kordagi seda sõna kasutada. Aga teeme siis niimoodi, et lepime kokku, et me räägime äkki siis sina. Okei, väga armas. See on hea lihtne. Mulle tegelikult enne meeldis just, ma jätkame kohe selle teemaga, mis sa enne juba ütlesid, kui me siin kaamerat käima panime. Et kuule, et kaua see kestab? Marju siis küsis, et kaua see kestab siin? Kas 10 minutit või nagu teles vaata hästi kiirelt. Et ühesõnaga see küsimus tekib siis sellest, et sa ei ole nagu harjunud sihukeste pikemate veits rahulikuma tempoga jutu ajamistega kaamerat ees. Oi ei, asi pole üldse selles. Ma olen väga pikkade intervjuudega ka harjunud, aga ma alati nagu eelnevalt küsin, et kui pikaks see jutuajamine kujuneb. Kas see on lühike, kas see on nagu kuskil 8-9 minutit, nagu näiteks telesaates, kus lihtsalt tuleb väga-väga kiiresti kontsentreerida ennast vastustele, vastada hästi kiiresti ja siis jääb ikka pool rääkimata. Või et meil on korralikult aega, nagu ma sain aru, et meil ongi korralikult aega ja siis saab rääkida rahulikult, mida me siis püüame praegu teha ka. Jaa. Marju, ma tahan küsida esimest küsimust. Auhind, siis panus Eesti muusikasse. Mida see sinu jaoks tähendab? No panus Eesti muusikasse on niivõrd eriline auhind, millist saab ainult üks kord elus, mis tuleb välja teenida oma tööga, oma pühendumusega, oma kirega, oma kontsertidega ja kahtlemata oma muusikaga, oma lauludega. Et mida rohkem hitte sa oled suutnud nende aastate ja aastakümnetega luua, värvida ja voolida, seda parem. Ja see on minu arvates meie muusikamaastikul nagu kõige kõrgem muusikaauhind, nii-öelda seda võib võtta kui elutöö auhinda. Ehkki seda väljendit ei kasutata selle auhinna puhul, aga sisuliselt see seda on. Mis ei tähenda samas seda, et nüüd tuleks nagu otsad kokku tõmmata ja kotid kokku pakkida ja loorberitele puhkama jääda. Seda see ei tähenda.
see ei peagi tähendama seda, see ei tohi tähendada, see võib seda tähendada. Kuidas kellelegi, et igaüks ise otsustab. Mina kavatsen jätkata täpselt samamoodi oma tööd edasi, sest ega mitte keegi meist ei esine, ei tegele muusikaga, ei ole artist selleks, et auhindu saada enne kõike, vaid ikka, et võita publiku poolehoid, võita publiku lugupidamine, armastus. Ja siis, kui sellest antakse ka auhindu, siis on eriti tore, sest et kellele mis siis ei meeldiks suure töö eest nagu tunnustust ka saada. Aga just see panus Eesti muusikas auhind, kas see on kõige nagu peast korra kunagi käis läbi ka, et tegelikult oleks tore, kui ma saaks ka selle. Et siin eelmine aasta oli minu arust Rock Hotel, oli mingi aasta Mikk Targo, et kui sa neid vaatad, et tegelikult tahaks ka seda auhinda. On sul sükest mõtet olnud kunagi? No muidugi teisi auhinda saades, vaatates ikka käib endast ka see mõte peast läbi. Konkurentsi liidakas käib ka läbi, jah? Ei, mitte sellises, käib nagu sellises, no inimesel, kes on hästi kaua aastaid juba laval olnud, ikka paratamatult võib selline mõte ju pähe tulla. Seda enam, et kui need auhind on nagu jagatud, siis minu fännid on mulle korduvalt juba mitmeid aastaid nagu kirjutanud või siis öelnud, et selle auhinna oleksid pidanud juba sina saama. Ja nüüd, kui ma siis olen selle auhinna saanud, ma ootasin selle täiesti rahulikult ära. Mina ise ei astunud mitte ühtegi sammu selleks spetsiaalselt, et kuidagi kedagi nagu, kellelgi nagu küsida, et kas ma võiks ka saada või et kedagi survestada, et mina võiks saada või kuskile mingit märget saata või midagi sellist. Absoluutselt mitte midagi niisugust ma ei teinud. Ja see on kõige toredam, et see otsustastigi mulle nagu üksmeelselt määrata. Ja kas see nüüd tuli paar aastat varem või paar aastat hiljem, see ei ole nüüd enam nii suure tähtsusega. Põhimõtteliselt ta tuli, ma ütleksin, ikkagi suhteliselt õigel ajal, kui ei ole väga hilja ja kui ei ole väga vara, et ma tunnen, et ma olen ikkagi väga palju laval teinud. Ma olen ei taha küll neid numbreid kuidagi nimetada, aga vaata see koolipoisi 5 on nendel aastatel ees, kui palju mina olen suurel laval olnud ja tegelikkuses veel kauem. Ja sest ma alustasin, kui ma olin 6-aastane, kui ma kooli läksin esimeses klassis, lausime esimese laulu ja terve koolipõli ma lausin kõik võimalikes vormides, kus võimalik oli. Ma olin alati ikka solist, aga mul on ka koorilaulu kogemus, mul on ka kammerkoori kogemus, mul on ka koolibändi kogemus, kooliansambli kogemus, kus ma olin ikka solist. Ja ma olen käinud ka 100. laulupeol 69. aastal. Ma olen laulnud ka Veljo Tormise käe all Eesti regilaule ja käinud neid teleski tegelikult siis esitamas, kui mind veel ei tuntud, see oli 11. klassis. Nii et igasugused trepiastmed on nagu lapsepõlvest peal nagu läbi käidud ja 7. klassist peale kutsuti mind ka nagu Otepää kultuurikeskuse juurde juba laulma solistina ja kontsertide kavadesse laulma solistina. Ainult solistina, mitte ansambli, mitte nagu mingi ansambli ühe liikmena. Mingis, ma ei tea, naisansamblis või tütarast ansamblis, see mitte niimoodi, vaid ikka solist olin ma alati. Ja siis me käisime juba üle Eesti kontserte andmas, juba kooli ajal ka. Ja meil oli A kategooria, nagu kõige kõrgem kategooria, mis me saime siis tarifitseerimisel. Nii et meil tase oli hea ja kõrge. Et ma olen nagu kõik need trepiastmed läbi käinud. Et vaat kui teles mõni režissöör ka ütleb, et ma alustasin seal, ma ei tea, juhtmevedajast. Ja siis ma olen olnud kõik rollid teles läbi käinud, kuni ma olen saanud näiteks seal, ma ei tea, peaprodutsendiks teles või peatoimetajaks või peadirektoriks. Et ta tunneb nagu kõiki sfääre selles töös. Sa oled kõike näinud nii-öelda. Sa oled kõigest aru, kuidas jah, käib. Ma olen kõike proovinud, kõike läbi nagu elanud, läbi teinud. Ja kui ma siis olin 11. klassi lõpetamas ja lõpueksamitki olid juba tehtud, siis Pühajärve lauluväljakul, kus praegu väga popid
retrobestid toimuvad ja popid jaanituled toimuvad ja kus seal kunagi varem käisid alati need Pühärve beach party'd ja vaat seal sellel samal laval mina lausin ja mind leidsid 2 inimest Tallinnast Eesti Riiklikust Filharmooniast. Panid kõrva peale, et selle tüdruku me kutsume kohe Tallinnasse ja võtsid mu telefoni, mulle helistati, ma läpisin Eesti Riiklikus Filharmoonias konkursi. See oli ansambel Vana Toomas, mida juhendas Arve Taug Eesti Riikliku Filharmoonia juures, kuhu mind võetigi läbi konkursi solistiks. Tollal oli Filharmoonias üldse 2 ansamblit, üks oli Laine ja teine oli Vana Toomas, mida võib põhimõtteliselt nagu orkestriks nimetada, sest selles koosseisus oli ka 5 vaskpilli. Ikkagi seal tromboon ja 2 saksofoni ja 2 trompetit ja tead ikka, mis pillid on? Ma olen kuulnud. Ma just mõtlen, et kuidas on tulla Otepäält Tallinnasse niimoodi, et noore tüdrukuna. See oli 11 klass, ütlesid jah? Kuidas tulla? Otepäält Tallinnasse. Ja ma lõpetasin Otepää keskkooli ja tulin Tallinnasse. See oli väga keeruline tulla, kui sul ei ole ees tegelikult ootamas tuttavaid, sul ei ole siin sugulasi. Täitsa üksi läksid jah? Täiesti üksi läksin, täiesti üksi tulin. Kus sa elama hakkasid? Kuidas välja nägi? Alguses pandi hotelli, aga tegelikult see oli nagu päris keeruline. Et ma sõitsin ka vahel 2 korda nädalas Otepääle. Kui proovid olid üle päeva Tallinnas Filharmoonias, siis, mis on praegune Eesti Kontsert. Seal ma töötasin 94. aastani, peaaegu 20 aastat. Siis ühesõnaga see elamine oli suur probleem, sest et praeguse aja noored ei saa sellest üldse aru, et siis ei olnud võimalik mingeid kortereid üürida. Siis üürikorterid ei olnud. Kortereid saadi ainult töökohtade kaudu, näiteks sa pidid ennast nimekirja panema ja siis määrati. Et kus sa elad enne? Ei, et kes saab korteri, sa pidid olema korteri järjekorras. Aga kui sa Tallinnas ja mõtled, et ma üürin siin korteri, seda võimalust ei olnud lihtsalt. Samamoodi ei olnud, oli tol ajal näiteks autoostu lubadega, et praegu sa lähed autopoodi ja ostad, aga tol ajal seda võimalust ei olnud. Siis sa pidid selle välja töönima, et töökoht, kes sai võib-olla aastas 1-2 autoostu luba üldse, määras neist ühe sulle. Sest sa pidid olema siis olnud väga tugev artist, antud hästi palju kontserte, teinud midagi väga head oma töökoha jaoks. Võt siis sa said selle autoostu loa. Tol ajal ei olnud selliseid teid nagu praegu. Tol ajal ei käinud sellist liiklust Otepää ja Tallinna vahel nagu praegu. Siis ei olnud nii head rongiühendust kui praegu. No lennukitest ma üldse ei räägi. Siis kui lennukiga sõitsid, siis igale poole maailma tuli lennata läbi Moskva, kas läbi Seremeti või Domodedova lennuvälja. Et kui ma hiljem lendasin Kuubasse, siis ma ei lennanud mitte otse Kuubasse või näiteks läbi Istanbuli, vaid ma pidin lendama Kuubasse niimoodi, et Tallinn, Moskva, Moskva, Iirimaa, Kanada. See oli teine vahepeatus, esimene oli Iirimaal, siis järgmine oli Kanadas ja siis Kanadast Havannasse. Niimoodi tuli lennata siis Kuubale. Nüüd me vaatame lihtsalt, et kui on mingi üks vahepeatus, me mingi ei viitsi, ei taha liiga palju. Ja et ma hakkasin Kuubasse ühel õhtul minema ja jõudsin sinna ülejärgmisel hommikul, sest üks öö jäi lihtsalt vahel. Mis Kuubas tegid siis? Ma jõuan sinna, aga ma hästi lühidalt lõpetan nagu selle eelmise teema, et ma tulin Tallinnasse, ma lausin siis selle Vana Tooma koosseisus peaaegu 2 aastat. Meil hakkasid kohe suured kontsertreisid. Kiiev, 5000 saal, mitu kontserti. Harkov, Filharmoonia saal, mingi 2000 kohta, mitu kontserti. Siis Moskva, ma ei tea, mitu tuhat kontserti, mitu tuhat inimest saalis. Leningrad tollane ehk praegune Peterburg, suured saalid kõik. Riia, kõik hästi, tollased kõige suuremad saalid, näiteks Filharmoonia saalid. Et kohe nagu piraki suurele lavale. Ei mingit värisemist. Ja visatigi nagu lihtsalt vette ja nüüd täiesti uju välja. Ja kui vana sa olid siis? Kui ma tulin Vana Toomasest Filharmooniasse, siis ma olin täiesti 17, sest et ma läksin 6-aastaselt kooli. Ja no ma varsti sain 18. Nii et ma olin esimeste sõitude ajal olin veel 17. Aha. Ja siis sellest Vana Toomasest paari aasta möödudes moodustati ansambel Mobile.
mis muide viis oma proove läbi siinsamas selles majas, kus on praegu teie stuudio, mis oli omal ajal ministrite nõukogu autobaasi hoone. See on siin samas, ma kogu aeg kuulen ka, siiamaani mängitakse. Mängitakse, jah? Ja kogu aeg siin ikka mingid pillid mängivad. Aga me käisime siin kogu aeg siis proove tegemas Mobile ajal. Nii, siis Mobile oli 1,5 aastat, siis tehti Mobilest Music Safe. Ja Mobilega sõitsime nii mööda Eestimaad kui mööda Venemaad. Üks kõige pikem kontsertreis Mobilega oli 40 päeva. Aga sellised 10 päeva, 2 nädalat, need reisid olid ikka täiesti tavalised mööda Venemaad. Ikka kõik Moskva, Tuula, Luga, Odessa. Aga see tähendas siis ikkagi üle päeva esinemisest? Ei, siis ikka sõitsid, siis oli 10 päeva või 2 nädalat või 40 päeva järjest olid kogu aeg kontserdid näiteks. Näiteks kui meil Ukraina reis oli Mobilega, see kestis 40 päeva. Me sõitsime erinevates Ukraina linnas ringi. Üks neist oli Odessa, ma mäletan. Aga oli mitmeid teisi veel, ühesõnaga 40 päeva kokku. Aga ma olin astunud ka pedasse resiid õppima. Statsionääri. Kuidas käia koolis, kui sa oled 40 päeva reisil? No ühesõnaga. Ma ei saa. Ma esinen 40 päeva järjest. Oodake meid, palun. Iga päev oli kontserdid või 2. Või 2 kontserti, eks ju. Ja siis oli siis Mobile, nii siis Mobiles tehti Music Safe, kellega me sõitsime ka ainult Venemaad. Ma mäletan kohe seal Uljanovsk, Ufa, Tuula, Ufa, ikka Moskva muidugi korduvalt, Peterburg, siis ta oli Leningrad veel. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, kuni mind kutsuti Vitamiini. Nii et mind kutsuti Vitamiini ansamblist Mobile. Ma mõtlesin, et kui ma nagu seal Music Safe'is lausin Tõnismägiga koos, eks ole, et Tõnis tuli alguses lavale, tegi 5 laulu, siis tegin mina 3 laulu või 4 ja siis tuli Tõnis tegi veel 4 või 5 laulu. Ja siis vahel meil oli üks duett ka koos. Et siis ma mõtlesin, et kui mind Vitamiini kutsutakse, et seal ma saan veel rohkem laulda, sest ma olin enne, kui ma tulin Tallinnasse harjunud palju rohkem laulma. Aga suurtes kavades ju, alguses ei hakatud ju neid võimalusi kohe nii palju andma nende suurte lavade peal. Sa said laulda 2 laulu või 3 laulu või 4 laulu või. Aga ma tahtsin juba rohkem laulda. Et ikkagi kogu aeg areneda, et kasvada edasi. Siis Vitamiinis ma tegelikult ikkagi hakkasingi laulma juba rohkem laule ja seal me olime Mait Maltisega 2 solisti. Lausime oma soollaule päris arvukalt ja lausime ka teineteisele päkke. Seal terve bänd laulis päkke. Ka Mobiles terve bänd laulis päkke ja ka Music Safe'ist bändi liikmed lausid päkke. Pill oli kaelas, eks ole, basskitarristil, kitarristil, klahvilimängijal, klahviles, kõik lausid päkke ka. Kui siis Vitamiiniga sai ka juba välja antud seal 2 suurt LP-d, üks eestikeelne ja venekeelne ja need oli nagu terve bändi LP-d. Aga minul oli juba ka pakkumine, et ma saan 4 looga EP välja anda Meloodialt, andsime selle välja. Mul oli juba Moskvas ilmunud ka ajakirja Krugasor vahel siuke Kipka ja Plastinka siuke helesinine, kus oli 2 laulu peal. Oli rock on pop ja siis oli Ma tulen, sa lähed. Ja siis me Mikk Targoga koos siis hakkasime tegema mulle päriselt nagu minu soolobändi, et aitab nüüd küll, et nüüd on aeg, et Marju hakkab andma päriselt oma soolokontserti. See oli 1983. aastast peale. Olen ma andnud ainult soolokontsert, et me tegime mulle päriselt bändi. Võtsime nimeks ka, mina võtsin, et kontakt publikuga. Ja meil hakkas tulemas sihukesi lugusid, et täiesti lõpp, et hästi palju hakkasime tegema siis ka oma loomingut. Mikko laulja tegelikult ka mõningate teiste laule juba enne ma olin seal mõne Kaja Klaari loo teinud ja osalenud võistluskontserdil Veliks Mandre väga raske lauluga siin Totsin 79. aastal saanud seal juba eripreemia. Ühesõnaga selline Sigri-Migri, ma olin võitnud seal juba Absolut Daamil ja nüüd hakkasid nagu need päris suured priisid tulema sealt kontaktist alates siis, et 83. aastal olime siis esimest korda valiti mind aasta popsolistiks Eestis. Ja see kestis niimoodi mitu aastat järjest ja vahepeal me siis liitusime kontaktiga nagu ansambliga Mahavok, sest et olime Tartu levipäevadel
4. aasta kevadel ja ma ei tea, kuidagi Mikk Targo ja Eini Vaikmaa leppisid kokku, et paneme nüüd seljad kokku, mobile ja kontakti seljad kokku. No minu käest ei küsinud, mis ka mina sellest nagu arvan. Ja mis sa siis arvasid? No minul jäi ainult konstateerida fakt, et nüüd tuleb sellega nagu nõustuda, et nüüd saab ühesõnaga sellest bändist minu nii-öelda bänd või saatebänd ja see hakkas üldnime kandma nagu Mahavokk. Ja me ei teinud siis väga palju nagu seda Mahavokki käekirja, aga Mikk ja Heini kirjutasid mulle hästi palju lugusid, Mikk Targo ja Eini Vaikmaa. Ja tegelikult väga palju hakati teiste poolt ka mulle lugusid pakkuma. Ja lugusid oli nii palju, me kogu aeg salvestasime, me käisime kogu aeg kontsertreisidel. Ja nagu tagasi tulime, aga olime jälle mingi 10 päeva stuudios. Jälle kontsertreisidele, tohutult palju telesalvestusi, raadiointervjuusid, ajakirjade intervjuusid, pildistamisi, ühesõnaga. Täielik popstari elu ja nagu nii. Täielik popstari elu. Ja ühesõnaga siis hakkasid juba mul suured konkursid veel Intertalendil Prahas. 85, kus ma esindasin Nõukogude Liitu ja sain preemia vokaaltehnika ja näitlejameisterlikkuse ja väljenduslikkuse eest 86. aastal Kuubas. Olin siis kõigepealt oli konkurss, see oli sotsialismi maadeole. Kui Intertalent oli nii kappriigid kui sotsriigid, 26 erinevat riiki oma esindajatega, siis Kuubas olid ainult sotsriigid, siis 10 sotsriiki oli esindatud. See on esimese koha. Ja siis Havanas oli suur konkurss, siis niimoodi see võttis mitmeid päevi seal suures, nende kõige suuremas palees, mis mahutas 5000 inimest. Ja siis pärast oli üle Kuuba 10 kontserti Kuuba erinevates, kõige suuremates linnades. Need teiste riikide artistid olid ka kaasas, et siis andsime neid galakontserti ja siis Kuuba oma Mirza Siivere ja kõik siuksed, mitte Mirza Siivere, selle tulol, Mirta Medine, et tema oli Kuubast, et ühesõnaga selliseid ühikontserte on palju olnud, et ma olen paljudes riikides, väga paljudes käinud esinemas, ma ei tea, kas hakkan loetlema või? Palun väga, Mari, lava on sinu. Aga te küsige ka vahepeal. Meile meeldib siin kuulda, nagu ma enne mainisin, sul on väga mõnus tämber, ma siin oma klappides väga mõnusasti kuulan seda kõike. Aga küsi ka midagi vahepeal. Aga kui me juba siin Kuubast räägime, kui erinev võibolla see Kuuba, see on ju nii kaugel teisel pool täiesti, kui erinev võibolla Kuuba nii-öelda teistest riikidest, mis siin lähedal võibolla oled käinud, mis see kogemuse vahe oli? Ja tollel ajal ka veel. See oli 86. Ja, Kuuba oli riik, kus elasid tohutult rõõmsad inimesed. See maa oli vaene, aga see rahvas oli rõõmust rikas. Et ma pole kusagilt tantsinud nii palju kui seal, sest meil peale igat kontserti olid meeletud banketid, kus kohalikud muusikud siis mängisid ja meile kanti lauale kõige paremad road igal õhtul peale kontserti igas uues linnas, kus me jälle olime. Ja siis me ka tantsisime selle Kuuba väga temperamentse sellise latino muusika järgi. Et need kohtumised olid imetoredad. Seal ma esinesin Havana raadio suure orkestriga. Ma olen paljude riikide orkestritega laulnud. Ja mul on väga soojad mälestused sellest Kuubast. Nii et ma olen seal Varadero rannas ja Tropicana kabarees ja kõigis neis juba saanud juba ammu ära käia. Ja ma sõitsin Kuubasse veel ka järgmisel aastal uuesti saadeti mind. Et siis oli üks suur sõprusfestival Nõukogude Liidu ja Kuuba vahel, kus mind saadeti siis ka ühe esindajana ja must tehti seal mitmeid telesaateid ja mind väga hästi tunti Kuubas, et kui ma esinesin tänu sellele et must tehti mitmeid telesaateid juba esimesel korral ja teisel korral ka, et kui ma lavale läksin, mul olid väga siuksed julged kostüümid ka, selg oli hästi paljas ja külgede peal olid veidi lõhikud ja et siis see rahvas hakkas niimoodi möllama seal see publik, need tuhanded inimesed, et see huilgamine ja see rõõmulärm oli lihtsalt nii suur, et ma ei kuulnud enam, mida ma laulan. Et väga kihvtid mälestused on seda, aga ma olen ka Indias esinenud, olnud 6 aega kontsertreisil. Kas meil on keegi eestlastest kunagi Indias esinenud? Ei no kindlasti on, aga ma ei tea, ma arvan, et Marju on lihtsalt kõik kohad maailmas läbi käinud. Marju, kuidas India oli? Kui ta tahtis enne loetada neid, ma ei tea palju seal, kas ilmselt tead peast ka mitu riiki sa läbi käinud oled? No 30 vähemalt, 30 olen ikka esinenud. Ja need ei ole lihtsalt olnud nagu kusagil, et ma ei tea, ainult paarile inimesele, vaid need on ikka olnud
Noh, kas või Kopenhaageneski näiteks 3 suurt kontserti, 1500 inimest. Bulgaarias näiteks 10 kontserti, 5 Sofias, 5 Varnas suurtes spordihallides. See oli niisugune rahvusvaheline kava, seal oli veel, mina olin jälle Nõukogude Liidust sinna valitud ja siis oli seal veel Hollandist ja Inglismaalt, oli üks Boydroniku solist oli Inglismaalt ja veel mitmetest teistest riikidest ja siis olid suured sellised galakontserdid staadionitel, mis mahutasid 10 000 inimest. Sisehallid olid need, aga nad mahutasid 10 000 inimest. 5 kontserti Sofias, 5 Varnas. Noh, põhiliselt me esinesime 100 000 inimesele ja must tehti Bulgaarias ka nagu saade 8 lauluga. See on 8 laulu esitada ja see oli eetris ka. Aga must oli üldse tehtud 85. aastal Eestis Kestelevisiooni tellimusel üks muusikafilm laulab Marju Länik, mille režissöör oli Toomas Lepp ja seal oli 5 laulu, 1 vene keeles, 4 eesti keeles ja seal olid Suvekuninganna ja ikka jälle ja kui sul on raske ja kuskil kured olla võiks ja et jätkuks hoogu. Et selle ostsid ära kõik endised liiduvabariigid, mis on praegusel ajal ju ka kõik iseseisvad riigid, kõik 15 endist liiduvabariiki. Paljud noored ei tea üldse, mis need endast kujutasid, need 15 liiduvabariiki Nõukogude Liidus. Ja siis ja 8 välisriiki ostsid ka selle filmi ära ja näitasid enda ekraanidel. Et kuna mul oli palju veel nii Saksamaal, Berliinis kui Poolast, üle terve Poola mitu kontsertreisi. Tšehhis olen ma käinud esinemas Prahas vähemalt 5 korral ja ka erinevates teistes Tšehhi linnades, Horvaatias, Zagrebi messil, no ja nii edasi. Soomes, ma ei tea, korduvalt küll MTV 3 televisioonisaates ja üle Eesti raadioorkestriga laulnud seal Sävelsildal ja käinud seal sõpruspäevadel. Ja nii edasi, et ma lihtsalt siin korraks, sa enne mainisid ka, et Nõukogude Liit on ju siis valis välja süü ja saadab. Ja ma mõtlengi, et kes see valib või kuidas valitakse? Mis protsess seal taga oli, et nüüd sina, Marju Länik, sina nüüd lähed Kuubasse, lähed Indiasse, lähed Horvaatiasse. Kuidas see protsess käib? See oli niimoodi, et 1983 toimus juba Linnaalis üks suur Kestelevisiooni televisiooni konkurss lauluga Läbi elu, kus ma juba sain nagu esimese nagu näitlejameestelikkuse preemia nendelt. Ma 83. esinesin juba väga palju Kestelevisiooni saadetes, sest lihtsalt tuldi hommikupostist, mis oli nende Utrena ja Potsdali, nende ülipopulaarne saade. Sinna lihtsalt kutsuti, nii et ma juba varsti seal ka juhtisin seda saadet, juhatasin teisi esinejaid sisse ja minu peale kirjutati stsenaarium ja lausin ise saate lõpus. Et 84 ma käisin Vilniuse tornidel esinemas talle Vilniuse orkestriga. 85. aastal aga esinesin ma Moskvas ülemaailmsel noorsoo- ja üliõpilasfestivalil, kus osales, ma ei tea, mingisugune 120 erinevat riiki maailmast ja nendele tehti väga suur programm selle suure ülemaailmse festivali puhul Moskva kõige suuremas saalis, mille nimi on Olimpiiski. Sinna mahub sisse umbes 30 000 vaatajat ühele kontserdile. Ja seal Olimpiiskis oli siis kontserte. Ta on nagu staadion, aga ta on katus peal. Ja seal oli mingisugune 10 või 12 siukest etendust, kus iga etendust vaatas siuke peaaegu 30 000 inimest. Ja mind valiti neid nimetati jääpallideks. Need olid pompöössed üritused, kus seal, ma ei tea, seal olid liuväljad, seal olid ämblikud seinte peal, inimesed olid need. Seal olid hobused, seal olid, no see oli siuke pompöösne lavastus. Ja mind valiti nende jääpallide nagu jääkuningannaks. Et mina lausin selle palli avalaulu, mille mulle David Tuhmanov spetsiaalselt kirjutas. Kareleva Zimõi oli selle nimi. No, jääkuninganna või lumekuninganna või. Ja ta kirjutas mulle veel ka sinna. Ja mul oli seal veel ka teine laul, mida ma lausin selles kavas. Et no vaat seal, kui ma siis seal oli neid kontserte tegin, siis astus Moskva kultuuriministeeriumist mulle juurde üks inimene ütles, et me oleme nüüd otsustanud, et me soovime, et teie sõidaksite Intertalendile Prahasse 85. aasta sügisel esindama Nõukogude Liitu.
me oleme teie välja valinud. Et selle valisid ikkagi NSV Liidu Kultuuriministeerium. Pidi ikka ringi käima. Sa ikkagi tõestad ennast. Ja, et sa käid ringi, esined, saad võib-olla häid tutuseid ka natuke kindlasti. Sa pead jääma silma, ma tõusin seal juba liidu edetabelitesse ikkagi, ma olin seal Alla Pugatšova ja Sofia Rotaru järel ja ma olin juba 4. kohal seal 84. aastal ja Aha, Sofia Rotaru, ma olen isegi ta kontserdi käinud. Ma olin seal esiviisikus mitmel korral, eks, ja esinelikus, et niimoodi sa jäädki silma. Lihtsalt Robinile kontekstist nagu need Alla Pugatšovad, Sofia Rotaru. Alla Pugatšova ütleb mulle. Venemaal on nagu lagina. Jaa, näiteks 89. aastal oli selline eriline asi Venemaal veel Kestelevisioonis nagu oli mitme kontinendi vahel otse ülekanne. Ja mind kutsuti ainsana Baltikumist ja ma sain kaasa võtta ka oma bändi sinna. Siis mul olid bändis Lauri Laubre, Kalle Vilpu, Tarvi Jaago ja nii edasi. Et näiteks ma pidin seal oli Philips oli sponsor ja ma pidin seal laulma 2 lugu. Ma lausin Õnnemaa vene keeles ja Minu südame hääl eesti keeles. Ja siis, kui mind Juri Nikolaev Moskvas välja kuulutas, ütles Spasiba London, et see в первой студии, пожалуйста, Marju Ljanik. Ja ma esinesin peale Beach Easy. Et lülitus oli Londonis Beach Easy esinemiselt ja siis kohe klõpsti lülitati Moskva esimesse stuudiosse ja seal mina oma bändiga. Ja 2 lugu veel, 1 veel eesti keeles ka. Ja Eesti autori lood, Lauri Laubre lugusid valisin sinna tookord. Et see oli nagu Aafrika manner kandis seda veel üle ja Euroopa kandis seda üle ja Aasia kandis ka seda veel üle. Et see oli siuke pompöösne selline otselülitustega selline show. Ma pidin lausima välja veel 70 Philipsi playerit. No playerid olid siis jube popid asjad. Asta oli juba siis influencer. Seal oli nii kõrge kirjakuhi nagu teil siin lagi on. Ja siis ma pidin sinna peaaegu otsa ronima ja sealt võtma siis 70 kirja, kes siis võitsid. No ma tiukst vistid mälestused. Kui sa Venemaal olid, et sa siin mainisid need nimesid ka, kas nendega oli nagu siuke, kas sa suhtlesid nendega, said läbi, kas äkki olid mingid plaanid, et võiks midagi koos teha, kas siuksed arutelud olid ka? Jaa, kui kas või see festival oli, millest ma just rääkisin, siis Alla Pugatšova tantsis lava ees minu esinemise saatel ja Malinin ka, kes on üks väga kuulus Venemaa selline natukene nagu folklaulja või. Et nad tantsisid minu nina all. Et Alla suhtus väga hästi sellesse loomingus, mis mina koos bändiga tegin ja ta kutsus. Tihti korraldas seal Olimpiiskis veel igasuguseid naistepäeva suuri showsid ja aastavahetuse suuri showsid ja tema oli ikka see, kes programmi kokku pani ja alati ta valis sinna ikkagi mind jälle esinema koos mu bändiga. Et neid selliseid pompööseid Olimpiiski kontserte, kus 10 päeva järjest, iga päev oli 2 või 3 kontserti. Neid oli ikka väga tihedalt ja Venemaa heliloojad ikka lõpuks istusid mul juba garderoobi ukse taga järjekorras, et mulle oma laule pakkuda. See võib väga eriline tunne olla. See on väga eriline tunne ja ma olen teinud ka mitmete nende lugusid ära. Näiteks David Tupmanov andis mulle veel ühe laulu. Ütles, et Marjuska, tu minja k vam võttud klaviir. Ja see on jäetunud raaks, see on üks rock-ballaad, mis on mul üks kõige paremini lauldud laule, aga te tunnete seda vähe. See on tegelikult Eesti muusika filmist Pingul keel, mida meil kahjuks väga vähe millegi pärast näidatakse. Selle tootja on Tallinn Film ja ma ei tea, kas Eesti televisioonil pole selle õiguseid või, aga nad näitavad seda väga vähe. Aga must tehti väga uhke video sinna, kõik filmiti, ma ei tea, Jaltas ja kuskil seal Orlovi lossis ja siin Palmse mõisas ja et see Tupmanovi lugu on üks mega ilus lugu, mis ta mulle nagu just täpselt pakkus ja kirjutas. Aga siis oli seal veel, Igor Saruhanov andis mulle oma ikka jälle pakkus, eks ole. Siis Vladimir Matetski kirjutas mulle nagu selle Päikesemaa. Siis oli üks helilooja Igor Kissil, kes kirjutas mulle Jumalaga jätt.
siin Tallinnas salvestasime, nad tulid kõik siia Tallinnasse salvestama. Te eraldi tulid, sinu pärast tulid siia? Nad tulid siia ja neile meeldis siin Linnahalli stuudios salvestada, sest siin oli nagu väga hea sound ja siis mõni võttis nagu kitaristi Tallinnast kaasa, näiteks kui ma ka Dialoogiga, kellega ma ka vahepeal selleks vene kuulus rockbänd, kes ka väga tahtis, et ma nendega koos tuleks just eriti välismaa sõitudele, et neil on vaja niukest lahedat rockitšikki. See 88, et nad juba 86-ndast hakkasid mulle peale käima, tule ja esine meiega koos. Siis ma 88 ikkagi sellel aastal ma tegin ka päris mitmeid sõite välisreidsi nendega koos ka. Et nendest näiteks Kim Breitburg on ka üks Venemaa kuulus helilooja, selle Dialoogi juht kirjutas mulle Mind kuula saa ja Saba samm, ma ei tea, kui palju te neid laule teate. Aga et seda koostööd vene heliloojatega on olnud ja nad on väga hästi suhtunud ja mõtlen, et järjekord oli ukse taga. Aga ma ei saanud võtta ka sellepärast, et mul oli nii häid kirjutajaid endal. Bändis, eks ole, Mikk Targo kirjutas vapustavaid lugusid. Siis Eini Vaikma kirjutas suurepäraseid vapustavaid lugusid. Lauri Laubre kirjutas väga häid. Veel teised Eestimaal, mitmed nagu Madis Salum pakkus mulle ühe bluusi siin toodates ja Rein Soontak nagu ühe jätsuliku sellise üksikeset tööd ja Ivar Mustaga tegime Astu vaid üks samm, see on niisugune funky stiilis lugu, et sa pigem eelistasid neid, kellega sa alustasid? Ma eelistasin ikkagi omi heliloojaid, et teha ikkagi võimalikult nagu Eesti. Ma tundsin nagu, et mul on nagu missioon, et ma tahan teha nagu Eesti lugusid ja ilmtingimata originaallugusid. Et kui ka vene heliloojad pakkusid mulle originaallugusid, mida keegi ennem pole laulnud, siis ma võtsin hea meelega. No, kui me läheme teemaga natukene edasi, siis ja minule väga meeldib sinu loomingust Karikakar. Ja Raadio 2 valis selle siis Eesti 100. lauluks. Eesti 100 aasta hitiks. Ja me tahaks teada, kuidas see laul sündis. See laul sündis nagu üks paljudest Mikk Targoga koos tehtud lugudest. Mikuga, ma ütlesin Mikule, et sul tuleb hakata mulle nüüd laule kirjutama, kui sa nagu tahad, et järjekord on ukse taga, hakka kirjutama. Ja ma ütlesin talle, et paku nagu teemasid välja. Ja siis ta pakkuski nagu, mis ta siis ema Lelo Kõlari kodus klaveri taga siis mõttes näiteks välja ja siis lindistaks seti peale näiteks teemad. Ütleme salmi teema ja refrääni teema. Ja iga kord pakkus mulle niimoodi 5-6 teemat niimoodi. Meil oli olnud veel sõnu ega vormi ega midagi ei olnud, aga oli lihtsalt nagu salmi ja refrääni harmoonia teema ja meloodia jupp, et ma sain aru. Mul tekkis ettekujutus, et kas sellest võiks saada laulu või hea või ei saaks. Ja siis ma tavaliselt valisin, ütleme, kui oli 5-6, mille hulgast ma valisin vähemalt 3. Ja neid siis hakkasime tegema, et Mikk hakkas seadet tegema ja mina tellisin sõnad. Mina tellisin alati sõnu, suhtlesin poeetidega, luuletajatega, mässasin sellega, panin alati nagu lindistuste ajad. Ja tol ajal me tegime nagu kohutalt palju ka proove. Palju rohkem, kui praegusel ajal tehakse proove. Praegusel ajal ei tehta üldse, ei viitsita niimoodi proove. Aga tol ajal, kui me tulime, oli näiteks 2 nädalat, olime kontsertreisil, me olime väga väsinud, aga me puhkasime võib-olla 1-2 päeva ja kohe hakkasime Tallinnas jälle proove tegema. Me tegime ikkagi üle päeva proove, me kogu aeg töötasime nagu uute lauludega ja ka nende lauludega, mis meil juba olid, et kõiki neid mängiti kõiki ju peast, et need tuleks nagu võimalikult hästi ja ikkagi terve kontsert mängiti peast. 1,5 tundi, kõik mängiti peast. Ja soolokontsert tuli 1,5 tundi. Aga neid oli vahel 2 tükki päeva, tihti peal oli 2 soolokat päevas, 10 päeva järjest niimoodi. Või kui on soolokas, siis oli näiteks gaalakontsert, et selles oli 2 või 3 esinejat, siis tuli teha näiteks päevas siis 2 45-minutilist setti või 3 45-minutilist setti või 3 50-minutilist või umbes sellist. Et ikkagi see oli õudne ootamine, õudne koormus ja niimoodi ikkagi 10 päeva järjest või ma ei tea, kauemgi, et see oli ikkagi ränk. Aga jah, et laule me niimoodi siis tegimegi ja Karikakar siis sündis ka nii, et ma siis pöördusin Jüri Kõrgema poole, ta oli meil tekstikirjutaja,
ta oli meil Eesti Riiklikus Filharmoonias oli estraadiosakonnas oli toimetaja Jüri Kõrgemaa, kes on selle laulu teksti autor ja tegelikult olema pooleldi ise ka. Ja Jüri mängis ise ka kitarri ja ma ei tea, millistest bändidest ta kunagi noorpõlves täpsemalt mängis. Ma ei suuda praegu meenutada. Teda ei ole enam ka, et küsida. Siin ilmas ei ole enam. Viisin, kui ta lahkus siit, ma viisin talle suure kimbu nagu neid suuri dekoratiivkarikakrid. Jah. Aga et Jüril kuidagi hakkasid need sõnad tulema, see armastab, ei armasta ja siis ma ikka saime seal Filharmoonia peeglite ees seal all foajees, kui te lähete Eesti kontserti, seal all on need, see foajee, seal on need suured peeglid, kus saab istuda seal nende äärte peal. Vaat seal Jüriga siis jälle vaatasime või siis Filharmoonia kohvikus. Vaatasime seda teksti jälle ja siis mina jälle ütlesin ka Jürile, et vaat siin võiks natukene olla nagu teistmoodi ja midagi teistmoodi. Ja Jüril oli algus üldse nagu karikakra mäng ja ma ütlesin nagu pikk ja lohisev, et karikakar oleks lühike ja konkreetne ja seal on nagu tähendus ja tegelikult Jüri kirjutas mulle veel mitu väga head teksti, mis umbes samamoodi nagu koos jälle sündisid niimoodi, et tegin teatud parandusi, nagu ma peaaegu kõigi tekstidega teen. Natuke lisad nagu oma sellist. No lihtsalt, et ma oleks nagu sellega päri, milles ma selles loos laulan, et minu jaoks oleks nagu selles loogika ja et ma oleks sisemiselt mina, kes nagu selle sõnumi esitab. Ja kes nii hea kui halva, mina ju võtan selle vastutuse, kes enda peale selle kõik saab, et ma pean olema sellega päri, mida ma laulan. Ma pean, seal peab olema mingi loogika, mida ma laulan. Ma pean mõtlema nii, nagu ma laulan. Ma ei saa laulda oma mõtete vastaselt. Või midagi selle vastaselt, mida ma nagu ei aksepteerina. Et ja siin, lihtsalt ja mul on tunnetus, et siin mingi sõna teeks selle mõtte paremaks, teeks selle fraasi paremaks. Et see on mõni väike nüanss, mida sa muudad, võib tohutult palju nagu parendada seda sõnumit. Ja muidugi, niimoodi see karikakar siis valmiski, et tegime selle 83. aasta lõpus siis kiirelt ära. Algus oli ta tempolt selline suhteliselt aeglasem. Sellest on ka video, kus ma olen nagu selle helelilla kleidiga, mille õmbles näitleja ei saa praegu öelda, Merle Kappel. Aga ma tundsin, et see tempo on liiga nagu aeglane sellel karikakar. Me tegime nagu Pop 83 aastalõpu saatesse selle variandi karikakrast ära sisse, teles saatesse. See video on alles, on? See video on alles, see on YouTube'is ka olemas. Aga tegelikult 6 või 2 pärast tegime me ikkagi selle karikakra minu soovil nagu ümber. Me kiirendasime tempot, me tihendasime nagu seda arranseeringut seal. Ja siis sellest sai nagu see põhivariant, mida tegelikult nagu raadiot mängivad. Nii on karikakra lugu. Ja ma just tahangi kõikidele kuulajatele ütlema, kes on siis nooremad. Siis Marju, ma pean sulle ütlema, et suure tõenäosusega karikakra lugu teavad, kui sa vaatad sinna kaamerasse, teavad nad kõik. Nad teavad kõik. Selles mõttes, et see on ikkagi, nagu Raadio 2 on öelnud, 100. lugu. Jah, see jääb meelde, sellel on ikkagi selline iga inimest puudutav sõnum, selline armastab ja ei armasta. Elu põhiküsimus, eks ole. Marju, mul selles mõttes üks siuke vahele küsimus veel, et mis sina arvad tänasel päeval selles, et tehakse hästi palju vanadest hittidest? Ümber. Tehakse kavereid ja nii-öelda siis täna päevastatakse need. Mis sina arvad sellest tegevusest? See on selline nii ja naa. Kui tehakse väga huvitav ja väga selline äge versioon, siis on kõik väga hästi. Et tegelikult niimoodi võib mõnegi laulu uuesti nagu ellu äratada. Aga väga suur risk on see, et läheb et ei tule parem kui originaal. Et ei ole parem kui originaal, jah. See risk on väga suur. Kas sul tuleb praegu midagi meelde ka, mis sulle just nagu nendest, mis on tehtud vanadest lugudest, mis praegu siis kõlavad, kas midagi tuleb meelde, mis nagu sulle endale meeldib? No näiteks, kui me Laulamu laulu saates olime koos 2014, see oli esimene hooaeg, siis seal oli ka Genka. No me pidime seal 11 laule laulma ja valima. Ja siis, kui oli minu saade, siis Genka ütles, et ta tahaks teha Terassüdamega meest.
Ja selle idee andis talle ta abikaasa Maris tegelikult, Maris Kõrvits veel, nagu ma tean. Ja Genka tegi Terassüdamega mehele nagu väga laheda sellise räpi tekstisalmidesse. Ja refräänid jäid nii nagu olid. Sellest sai nagu suurepärane versioon, mis tegelikult aitas seda laulu uuesti nagu ka praeguse põlvkonna ette tuua. Taaselustada. Kuigi omal ajal, kui ma seda tegin, oli see erakordselt pop-lugu ja no kõik mäletate, see nahktagi ja mu sinipuna-roheline pea ja noh, see nahktagi ja see miniseerik, mille ma jupi otsast ära lõikas, sest režissöör ütles, et seerik on liiga pikk. Ja võtsin käärid seal samas salvestusele, lõikasin jupi otsast ära. Ja vot, et see on olnud selline väga-väga armastatud laul kuulajate poolt kõik aastad, aga fakt on see, et see Genka variant tõi ta nagu noorte põlvkonnale nagu lähemale ja ma juba nüüd aastaid, juba 10 aastat jälle laulan seda Terassüdamega meest ise ka igal oma esinemisel. Üks asi on ilmselt see telesaatesse korraks see nii-öelda eksprompt teha see ümber ja teha näiteks Genka nii-öelda tegi selle Terassüdamega mehe. Aga teine asi on see, et laulid või artistid panevad selle nii-öelda oma repertuaari selle coveri ja siis võidavad näiteks kas või selle auhindu. Näiteks see on ka tänasel nagu Leekivarmastus või? Nagu näiteks Leekivarmastus. Jah, et võitis sellel aastal raadio 2 aasta hiti. No, nii ja naa, jah. No see oli üsna pea peale keeratud see Leekivarmastus, eks ole, et ega see väga äratuntav ei olnudki seal enam, see Lea osa oli seal üsna näpp. Ega tihti peal ongi, et kasutatakse neid reffe. Et kasutatakse tihti, võetakse põhimõtteliselt refi osa, mis ongi, inimesed teavad seda ja siis ümber selle tehakse mingi siis oma nii-öelda arranžeering uuesti peale. Jah, no see on ka selline mood, mis praegu tegelikult on ju ka maailmas, et seda niimoodi tehakse. Ma arvan, et ühel päeval võib-olla hakatakse ka minu lauludega niimoodi tegema, et võetakse ainult minu vokaal ja tehakse sinna ümber täitsa uued seaded ja arranžeeringud ja praegune tehnoloogia võimaldab ju eraldada vokaali eelmisest arranžeeringust ja kõigist instrumentidest. Et seda võib hakata juhtuma, aga kui on head lood, siis seda siis, kui ma ise neid enam ei esita. Aga Leekivarmastus ei meeldinud sulle? Ei, ma seda ei ütle, et ei meeldinud. Ma ei ole teda nii palju, nii intensiivselt analüüsinud ka, aga ma ütlen, et see on selline nii ja naa, et ma ei ütle, et see on üli äge ja ma ei ütle ka, et see on kehv, et see on selline maitse asi võib-olla. Jaa, maitse asi. Aga mul ka näiteks jälle üks meie nooremate meeste bänd, kus ka räppareid sees on, pöördus mu poole ja tahtsid kõigepealt teha mu Vaid üks mees lugu. Aga ma olen sellest ise teinud tegelikult. Kes need pöördusid? Miinused või? Ei olnud miinused. Pürmüüd. Põhja-Tallinn. Jah. Põhja-Tallinn. Ja aga ma olen jõudnud tegelikult ise teha juba ühe uue seate Vaid üks mees laulule. Ei ole jõudnud seda ainult veel päriselt nagu raadiotesse välja lasta. Et seda ma esialgu nagu ei lubanud võtta, aga siis nad tegelikult teevad siis nad valisid ühe teise laulu. Minu 90ndate hittidest ja praegu nad töötavad sellega. Ma olen juba kuulnud ka selle töötlust ja ma peaksin uuesti laulma siis seal refrääni osad peale ja siis saaks selle välja lasta. Palju sa ise, või tihti sa ise praegu stuudios oled, kui tihti töö käib? No mul on nii palju laule elus juba tehtud, et ma nagu kvantiteedi pärast nagu ei pressiks, eks ole, et lihtsalt, et võtan eesmärgi, et aastas, ma ei tea, pingutada 3-4 uut laulu. Kus ma neid esitan? Et tegelikult inimesed tahavad ikkagi kuulata enne kõike neid kõige suuremaid hitte. Need kõige suuremad on ikkagi nendest aastakümnetest, kus nagu alustasid, kus tulid. Et need on ikkagi nagu Karikakar, Päikesemaa, ikka jälle, Terassüdamega mees, Varjude mäng, Kellel peatub mu pilk, Rock on pop, Taas löövad kellad, Sööl armastuse aastapäev.
Et inimesed tahavad kuulda neid vanu klassikaid nii-öelda. Nad tahavad neid, aga loomulikult ma olen ka siin viimase 10 aasta jooksulgi, no ka 90-ndatest on näiteks siukest hitid nagu suured hitid, siis tuli mul väga palju hitte, siis tuli see tantsumuusika periood, siis tuli jälle neid tantsuhitte hästi palju nagu Naerdes ja naeratades, Vaid üks mees, Sinu juures, Sina, ma tean su puudutust. Hoia mind veel, Suudle tantsuversioon, Džungliseadus, See päev, see öö, Tundede ka, kõik, noh, nii edasi, et need on 90-ndast, neid nad ka väga tahavad. Aga siin nüüd 2000-ndatest ja siia poole veel edasi on tekkinud veel kõik need Tagasi su juurde ma teel, siis noh, veel elada ma tahan, võta kinni mu käest, süda silmades, täna otsuseid ei tee, olen teil kõige viimane laul, mis nüüd eelmise aasta kevadel ilmus, Renate Salustega koos tegin. Need, mis ma siin viimast nimetasin, need on ikkagi, ja enne ka kõik suures osas originaallood, no. On erandeid, muidugi on läänelugusid ka mõned, aga vajan su kätt. Ma tule ise ka paugu pealt kõik. Need on nii palju. Ma isegi imestan, see nii palju neid. Õnnemaa, eks ole, niuke, ilmus ju 90-ndate alguses, 90-ndate aasta alguses päris rocki LP nagu Ma uurin valgust, mille muusika kirjutas 8 laulu, kõik lood kirjutas Lauri Laubre, erakordselt raske rockiplaat, et ma arvan, et ma julgen küll öelda, et seda muusikat igaüks ära ei laula. Et see on tõesti... Mul on, kuna meil on tegelikult Eesti muusikaauhindade ja siuke erisaade, siis mul on üks ettepanek, mida ma tahan arutada. Andrei Sevaakin on öelnud, et mitu korda Eesti Laulu käinud oled? 4. Andrei ütles, et kui ta järgmine kord läheb, siis ta läheb ka võitma. Et siis ta nagu, ta ei viitsi enam lolli mängida, vaata. Nagu, et mida me enam, et selles mõttes, et ta on finaalis kõik korrad olnud, pole mingit probleemi olnud. Aga nüüd, kui ma lähen, et ma ei lähe enam niisama, ma lähen võitma. Ja see on ainult Eurovisioon. Ja Marju, küsimus on selline. Kui Andrei pöördub sinu poole üks päev, ütleb, et Marju, lähen paneme selle Eesti Laulu kinni. Kui palju te peaksid mudima? Et Eesti Laulule minna. Et Eesti Laul kinni panna ja Eurokale minna. Kas oleks üldse tänase päeval mingi teema veel? Ma arvan, et see oleneb väga sellest loost, mis siis nagu plaanis oleks. Sellepärast, et lugu ikkagi otsustab nagu väga palju, kui tugev laul see on. See peab olema erakordselt tugev laul. Ja minu roll saab seal olla Andrei juures mingi osaline, eks ole. Et... Andrei, sinu võtti Eurokale, see saab sinu vasakul käel. See on fakt. Et ma pole päris 20 enam ja Eurolaulul ja Eurovisioonil tegelikult oleme me näinud, et ega tegelikult ikkagi võidavad noored ja veel kord noored. Et see on harva juhtunud, kui keegi nagu seal ka näiteks 50, olles peaaegu 50 või et on nagu mingi võidu saanud, et see on selline, millegi pärast ollakse nagu naiste suhtes selles osas nagu hästi karmid, et mehed nagu võivad olla vanemad. Seal on ka hästi palju, Eurovisioonist rääkis üldse mehed ja siuke tilulilu asi. No jah, et ega seal, et siin peab olla 2 eesmärk, et teha nagu Eesti turu jaoks üks kihvt vägev lugu, et ei peagi silmas, et see peaks ilmselt Eurovisioonile jõudma. See laul, aga et teha nagu Eesti turu jaoks üks jõle vinge asi, mida saaks nagu Eesti laulu osa, Eesti laulu sees nagu siis ütelda sellele väga head nagu promo teha, sest et Eesti laul on selleks väga hea võimalus. Eesti rahvas ootaks seda. Teeme Marjuga loo ära ja lähme Kuubasse esinema. Tihti sa ise, vaata, meil praegu tegelikult see nädal hakkab Eesti laulani. Sa ise jälgid, oled fänn, oled Eurovisiooni fänn, kuidas su selle poolega on? Lõppvõistlusi olen ma alati jälginud ja poolfinaale nii Eesti omasid nii Eesti laulu omasid kui ka Eurovisiooni omast. Ma olen ka päris palju kordi olnud nii selles
Eurolaulu žüriis, mis peab olema Eesti Televisioonis, see varužürii. Ma olen mitmel aastal olnud. Mitte küll päris viimased 5-6 aastat ei ole olnud. Aga enne seda väga mitmel aastal oli. Tomi viskas su välja või? Tomi ajal ma ei ole olnud. Tomi aga tal mingit vahenu küll minu vastu ei ole. Me oleme tegin nälja. Aga siis jah, Eesti Laulul olen ka olnud žüriis. Ma ei mäleta, paar korda küll. Ise oled esinenud Eesti Laulul niimoodi nagu osalejana või? Mis oli pigem Eurolaul? No mulle üks laul kirjutati 2018, siis jah, oli see Täna otsuseid ei tee. Jah, see oli viimane Normeti aasta siis. Ja see oli tegelikult, see oli viimane Mart Normeti aasta, et seal oli nagu 2 varianti, et kumb laul nagu läheb, et kas läheb nagu Liina Saare ja ühe rootslase ja ühe saksa poisi koos tehtud, laululaagris koos tehtud see Täna otsuseid ei tee. Või ma ise oleks pakkud nagu Lauru Laagusega koos tehtud Süda silmades, mis mul siis just tuli. Aga jäi ikkagi nagu Täna otsuseid ei tee. See oli ikkagi nagu mitme autori koostöös tehtud ja see oli tore lugu. Aga seal siis oli nii, et telestuudios tegelikult salvestati nagu poolfinaalid enne ära. Ja seal oli, ma pean ütlema lihtsalt, et see poolfinaali salvestamine oli väga nagu ebavõrdne. Et kui mõnel artistil lasti teha 3 korda oma lugu, seal oli üks artist, kellel 3 korda ei tulnud oma laul meelde. Ma vist isegi tean, kellest sa räägid, aga las ta olla. Ja las ta olla. Ja temaga tehti siis pärast ikkagi anti talle võimalus eraldi teha veel. Kui alguses ei saanudki tehtud, 3 korda meelde ei tulnud lugu. Ja siis seal olid veel mitmed artistid, kellel lasti nagu ka mitu korda oma lugusid teha. Aga minuga näiteks tehti nii, et lasti ainult 1 kord teha ja see oli kõik. Ma ütlesin, et mul sissejuhatus ebaõnnestus. Et ma ei kuulnud, et kuidagi nagu klapist oli, kas fonogramm oli ülivali või mu nagu niimoodi täitsa võpatama pani. Et ma ei kuulnud, seal oli jubes lühike intro. Et kohe hakkas laul, intro oli ülilühike ja kuna see fonogramm oli kuidagi nii vali, siis või vastupidi oli ta just hästi vaikne, et ma ei kuulnud seda introt õigel ajal nagu sisse tuleb. Midagi oli valesti ja ta oli ikkagi vaikne liiga. Ja ma ei suutnud neid takte seda lihtsalt kinni võtta, et kas nüüd on juba 3 või 4 takti ja jäin natuke selle algusega hiljaks nagu. Kuna see intro nagu sõidab niimoodi ülesse. Ja siis, kui sa seda konkreetselt ei kuule ja kohe juba tuli laul sisse. See on, jah. Ja ma jäin natukene nagu hiljaks ja sõi mul nagu rivist välja ja see fana oli mulle nagu vaikne ka. Ta lihtsalt oli vaikne. Ja et ma ei kuulnud seda rütmi nagu täpselt ära seal all. Ta oli lihtsalt vaikne kõrvas. Ta poleks pidanud edasi laulma vist. Ma mõtlesin, et okei, et ma teen nagu 1 korra ära, et küll mulle lastakse 2 korda teha. Aga mul ei lastudki 2 korda teha. Lihtsalt ei lastud 2 korda teha. Öeldi, et aga kõik oli korras. Ma ütlesin, et ma tean ju, et ei olnud kõik korras. Ei, kõik oli korras. Ja mul ei lastud teha. Lihtsalt mul ei lastud teha 2 korda. Ja siis ma pidin poolfinaalis ise vaatama, teades, et see on täiesti mööda see salvestus, mis pildiga koos tehti. Oli siis mööda ka? No see oli viivis alguses kõik ja ühesõnaga, kui sa lähed alguses rappa, sa nagu lähed erist välja, eks ole. See oli publikuga salvestus. Ma oleks pidanud kohe poole pealt katki jätma, siis poleks olnud 2 varianti, et mul oleks lastud see uuesti teha. Aga mul ei lastud. Ja sellepärast ühesõnaga ta ei, seal oli ju viga see, žürii ei lastud ju niimoodi edasi seda. Aga see ei olnud nagu minust nagu tingitud, et tegelikult oleks me selle lauluga finaali edasi saada küll. Nii et ma 1 kord vastuseks, ma olen 1 korra selles Eesti laulus nagu osalenud. Aga tundub, et osaled 2025 ka. Ma ei tea. Ei, no kui ikka pead kokku panna ja mingi plaan on, ega mina olen julgeid väljakutseid alati vastu võttud, nagu Kaskevei, see Su nägu kõlab tuttavalt, kus ükski nagu minu vanuses laulja ei julgenud seda teha. Kõik kartsid, et jäävad naeru aluseks seal. Aga mina võtsin selle väljakutse nagu vastu. Ja ma arvan, et Eesti rahvale siuksed ka väga-väga meeldivad. See on tore. Mart Normet vedas alt. Super, Mart. Aitäh sulle, Mart Normet. Ei, Mart ei vedanud alt, aga ma veel ütlesin, et lähme kuuleme, vaatame, et ei olnud korras ja
no need seal telestuudios, need salestused ka on nagu... Et see lihtsalt on ebavõrdne, kui keegi võib teha, eks ole, 3 korda, isegi 4 korda. Kui kellelgi seatakse kõike seal mitu korda, ta võib teha seda mitmeid kordi läbi. Aga teine, kui ise ütleb, et ma ju tean, eks ole, et läks räppa. Et palun laske mul uuesti teha ja mulle lasta uuesti teha. Ja siis antakse... Ja tegelikult ma mõtlen, nüüd on siis tegelikult kõik peavad ühe korraga hakkama saama. Et nüüd ei olegi, ei saagi olla seda, et sa midagi läheb rappa. No siis on kõigil ühtemoodi... Ja just teisipidi. Siis on nagu kõikidel ühtemoodi võimalused. Aga me räägime selle aasta Eesti Laulust. Kas sa oled lugusid jälginud, meeldib sulle midagi või sa ei ole veel ennast kurssi viinud? Vaatad siis, kui see teles on? Ega ma ikkagi vaatasin küll sügisel, kui nagu Viimsis oli nagu see, eks ju, seal Viimsi aatriumist. See oli kevadel jah, see, kui see Aalika võitis siis. Aga kus siis sellel aastal? Sellel aastal on... Teles oli jah? Sellel aastal Tartus tuleb. Poolfinaalid on Tartus ja siis finaal on Tondirabas. Õige, poolfinaalid on Tartus ja. Kas selle aasta valikust on midagi nagu, Ma ütlen, eelmine aasta oli nagu kohe selge, et mul nagu tšekkasin kohe ära, et see Aalika lugu ikkagi võiks olla see, mis läheb. Sest ta oli vokaalselt lihtsalt juba ka nii tugev. Aalikal niivõrd tugevalt lauldud. Siis, ja kui Stefan läks, siis oli ka nagu väga selge, et see võiks Stefan olla selle lauluga, kes läheb. Aga sel aastal on nagu sedasi, et ega minu jaoks nagu kindlat liidrit ei ole. Ei ole? Andrei, sul on kindel liider või? Mina vaatasin kõik ära, mina andsin nii mõnele päris hea hinde, nii mõnele päris halva hinde, aga minu arust no seal on jälle, nagu tegelikult eelmine aasta oli ka, et Aalika ja siis Olli oli, ma ei tea, kas sul Olli... No eks sel aastal läheb jälle Olli tulle ühenena. Ja et Ollil on see Uku Suviste curse, et kogu aeg teisel kohal. Et kui midagi ma võitin, siis alati läheb midagi. Ja siis lõpuks on see, et saad ja siis Eurovisiooni jäetakse ära. Aga jube vahva oleks olnud, kui ta eelmise aasta lugu saaks sel aastal teha, sest meil on see eelmise aasta lugu oli lihtsalt tugevam. Teatud määral praegu selle aasta loost. Ja, et mul oli täpselt sama arvamus ja ma arvan, et 5 miinusele Boo Loopil, mis on täiesti teistsugune lugu oli, et see kindlasti see on tore laul ju. Võiks väärida nagu. Võib-olla ei ütle sellepärast, kui nad võidavad, siis me läheme ka Eurovisioonile, aga... Nendest narkotikumeidest ei tea me küll mitte midagi. 5 miinus ja Boo Loop, et see on ikka väga kihvt kooslus tegelikult, et äkki sealt siis tuleb. Väga huvitav, et nemad üksteist leidsid, aga tõesti on tore. Tegelikult hakkame vaikselt lõpetama. Ja küsime mõned küsimused veel. On sul aega veel natuke? On. Ja, väga. Kui me juba siin nendest uutematest artistidest räägime, kes võib olla nagu sinu jaoks selline praegu antud hetkel Eesti muusikas on, kes võiks kunagi saada sama siis auhinna, mis sa nüüd Eesti muusika auhinnal saad? Et see panus Eesti muusikasse. Kas nendest, kes nagu tagantpoolt tulevad või? No ütleme praegu, äkki praeguse nooremad ja kes praegu nagu nad populaarsed on ja kes teevad igapäevaselt muusikat? Seda on väga raske ütelda. Selle preemia saamiseks peab ikkagi olema laval stabiilselt, ma arvan, miinimum 40 aastat. Et ühel päeval kindlasti võiks selle auhinna saada ansambel Smilers. Kindlasti võiks selle auhinna saada ansambel Terminaator. Ühel päeval, võib-olla mõned aastad veel, aga siis jah, et siis ma arvan, et me näeme ühel päeval auhinna saajate hulgas ka Tanel Padarit. Et ta ikka nii kaua laulab. Ilmselt näeme. Siis see võib puudutada veel väga mitmeid artiste, ka meie väga suurepäraseid naisartiste. Ma ei teagi, keda siin nimetada. Ühel päeval saab selle võib-olla Kadri Voorand ja ühel päeval saab selle võib-olla Marja-Liis Ilus ja võib-olla Ines ja Lenna ja noorteni välja Aalikani, aga see on nii palju aega. Aga kes just nagu sinu, kui lihtsalt praegust nagu muusikatust kuulata, kas sul on midagi, keegi niimoodi,
kõrva jäänud, et võt seegi, ma vaatan talle peale, ta tundub nagu artist olevat, et noortest või? Ja noortest just, et sa oled siin Aalikat päris mitu korda maininud, et ilmselt ma eeldan, et see Aalika on üks nendest nimedest, aga kas on veel, kes on sulle nagu silma kõrva jäänud? Aalika on kindlasti üks nendest nimedest ja Stefan on teine, kes ikkagi praegu nendest noorematest on nagu sellised väga hea, lisaks väga headele vokaalsetele võimetele nagu väga hea lava karismaga, väga hea sarmiga, neil on selline vajalik esinemiskindlus. Et kõik on olemas ja tundub, et ka töökusest ei tule puudu, sest et töökus on üks tohutult oluline asi, et jõuda ühel päeval panuseni Eesti muusikas auhinnani. Panus Eesti muusikas auhinnani. Aga keda ma siis nüüd, mulle nüüd ju paugu pealt... Ongi raske, tegelikult ongi vaata hästi nagu variante tegelikult on palju ja midagi eraldi välja tuua on alati nagu siuke... Jah, et ma ju ei kujuta ette, kas see sama 5 miinust või Nublu, kas nad 50 aastat räpivad. Aga võibolla Genka jõuab selleni ühel päeval, ta on kaua aastaid juba nagu räpparina laval olnud, et võibolla tema ühel päeval, kui neid aastaid veel tuleb ja kui ta ikka seda tõrvikut hoiab, et siis... Sa üldiselt hoiad nagu... Ja andke mulle andeks, kelle nimi mul praegu lihtsalt pauh ei tulnud kiirelt pähe. Ilmselt keegi ei solvu. Sa üldiselt hoiad ikkagi kursis kõik, mis uus muusikas välja tuleb, sa hoiad silma peale, et see andis selle loo välja ja nüüd see, et ma eeldan, et ma Eesti laulu kohta küsin, siis sa tead, et nagu... Jaa, muidugi ma vaatasin, kui need Eesti televisioonis esitleti, siis ma ikkagi vaatasin selle esituse saate ära. Ja ega ei ole ju palju vaja, et kohe ära tšekata, et et vaat siin 2-3 tükki, et need on nagu 2-3 lugu, et need on nagu niisugused tiidrid, mis oma vahel võiks rebima minna. Või vahel on nagu kohe selge, et mis on nagu see liidrilugu. Teinekord ei ole. Aga ma muidugi hoian silma ikkagi jõudumööda peal, aga meil tuleb ikkagi neid uusi nimes ikka nagu nii palju järjest, et selleks peaks, ma ei tea, kõrv vastu Raadio 2 olema kogu aeg. Sealt hästi palju tutvustatakse just kõige nooremaid tulijaid kogu aeg. Et kas või Ann Marleen, et meil on tulnud üks uus noor nimi nüüd, keda mina laval esinemas veel kordagi ei ole näinud, aga ta on meil muusikaauhindadel, näiteks on ta nominent, eks ole. Ta on üpris andekas, jah? Naislaulutest nominent, et ma tean, et ta on nagu Mikkude suguvõsast, eks ole, ja ma olen kuulnud tema kohta vähemalt ühe inimese suust küll väga niimoodi häid sõnu. Et teeb tööd ja on vaeva. Ja. Marju, enne kui me lähme, meil on üks mäng tulemas, mille nimi on Tunne oma lugusid, aga mul on üks siuke küsimus veel siuke nagu isiklik, et milline on Marju Läniku näiteks esinemisgraafik üldse, näiteks kas eelmisel aastal oli või sellel aastal, mis nüüd käimas on, et milline on esinemisgraafik, kui palju tänasel päeval? Milline on esinemisgraafik? Ja, et kui palju üldse nagu tänasel päeval esinemisi on, kui palju, kas sa võtad üldse, kas sa tahad teha enam? Ei, ma võtan ja ma tahan esineda. Ma kavatsen esineda ikka nii kaua, kui ikkagi mind soovitakse, et ma tuleks seal esinema. Nii kaua, kui on kutseid. Marju tuleb sünnipäeval esinema. Ma kujutan ette. Tegelikult võiks. Päris hea üllatuskülaline oleks tegelikult. 20, kui palju? Ma saan 28. Ahah, no ka teeme. Või 30-ndale. Ei, no teeme 28 on ka ilus number. Teeme, tulen, ikka tulen. Mulle meeldib noortega koos teha ja suhelda ja muusikat teha ja laval olla ja lihtsalt niisama suhelda ja tuttavaks saada. Ja. Esinemisi on aasta ringi, reeded, laupäevad on need päevad, kui esinemistele kutsutakse. Väga harva on neljapäevasel päeval ja väga harva on vahel pühapäeval. Kevadest sügiseni on nagu väga tihe, siis on nagu raske leida vaba nädalavahetust. Möödunud suvel mul oli näiteks jaanipäeva, mul oli 3 päevaga oli 6 esinemist, et kummalgi päeval oli 2 Eestimaa eri kohtades, et see oli metsik sõitmine nagu. Ühe päeval olid need 2 kohta eriti kauged.
üksteisest, aga ära ma sõitsin ja tantsijad olid mul ka kogu aeg peal ja et tantsijatega koos tegime kõik need esinemised. Vähemalt juba üksinda sõitma. Mul TalTech cheerleaders tantsutüdrukud käivad mul tantsimas, kes on väga kihvtid ja mul on ka oma väga kihvt live saatebänd, kus mängivad meie tippmuusikud Raul Vaigla, Ain Varts, mängib ka Kaspar Salo, mängib Tarvi Jaago, vahel Tarmo Sillaots, Klahvpille, et vahel ma olen kogu selle koosseisuga vahel laval, nii kogu terve mu bänd kui ka tantsijad. See on nii kihvt kooslus. Väga vahe. Jaa. Vahel ainult bändiga, vahel ainult tantsijatega, vahel ainult üksinda, et kuidas kutsutakse, et igat moodi, aga kevades sügisel on nagu alati nagu hästi palju. No siis on nagu detsember, siuke kiirem kuu, aga oktoobris, novembris on ka üht-teist ja nüüd läheb rohkem lahti jälle veebruarist. No väikest puhkust on ka vaata vahepeal. Täna just kinnitati jälle üks esinemine ära enne, kui ma siia tulin. Sul keegi manageerib või? Ei, tellimused tulevad mulle endale, ma ise räägin läbi. Mul on ju manageri kõrgharidus, bakalaureuse ja magistrikraad. Ise kedagi ei manageeri siis praegu? Ma ise ei manageeri. No ma ise manageerin. See on nii, et kui minuga võetakse ühendust meili teel või telefoni teel või Facebooki teel, soovitakse mind esinema, et kas te olete vaba ja kas te tuleksite sel kuupäeval esinema sellele sündmusele, siis ma hakkan tellijaga suhtlema ja me räägime läbi, millise koosseisuga ma tulen ja kui pikalt ma esinen ja kõik need tehnilised üksikasjad, ma saadan kõik raiderid vastavalt koosseisule. Ma tahaks küll teada. Mis sul raideris on? Ei ole mitte midagi hullu. Punast diivanit ma ei küsi või ma ei tea, kullatud seinu või. Tegelikult võiks. No jah, vahel võiks nalja teha. Võiks küll. Ja siis ühesõnaga me lepimegi need kokku, nii et ega see on ette arvamatu. Vahel mul läheb päev, ma ei tea, poole ööni välja selle pärast. Vahel algab hommikul sellega, vahel laupäeva õhtul ka tellitakse. Tuleb tellimus laupäeva õhtul kell 10. Igal huvitavatel aegadel inimesed on erinevad. Ja, et ma olen 24/7 valmis tegelikult nagu vastama ja see tantsijatega kava nagu hästi kihvt, et mul on seal hästi palju mu hitte on selles kavas. Ja siis kui veel livebänd on ka, mu live saatebänd ja siis need tantsijad ka koos, et siis on terve läbilõige nagu mu lauljade algusest, tantsukingadest alustades ja taas löövad kellad laulust kuni tänasesse päeva olen teel lauluni välja ja kõik, mis sinna vahele jääb. Igasuguseid erinevaid stiile, sest ma laulangi nagu erinevaid stiile, et mul endal oleks mitmekesine. Et kui ma laulaks ainult rocki, siis ma tänase päevani poleks kestnud. Kui ma laulaks ainult, ma ei tea, ballaade, ma tänase päevani poleks kestnud, et mul on nii palju esinemisi. Mis on nagu kõige südamelähedasem stiil? Mul on nagu need 3 vaala põhiliselt on mul nagu see pop, siis mul on rockilood ja siis mul on nagu ballaadilood. Aga ballaade saab ainult ikkagi siseruumide kontsertidel vahel esitada. Et rohkem ikkagi tahetakse siukast hoogsat, energilist, särtsakat, tempokat kava. Sulkat, jah. Ja, et ei, ka kontsert. Kui inimesed tahavad, nad võivad tantsida, aga see on mul tegelikult sama kava ka kontserdil. Ma vahel laule vahetan. Mul ei ole kunagi päris ühesugune kava. Ma teen igaks esinemiseks eraldi kava, sest juba need pikkused, need setid on alati erinevad. Vahel on vaja teha 1:15 ühte jutti. Vahel on teha 2x40 tarvis. Aga bändiga vahel me teeme ka 3x40, ma laulan 3 osa. Et kuidas siis tarvis on ja sõltuvalt sellest tuleb need üksikasjad siis kõik läbi rääkida. Kes see minu ikkagi seda paremini teeb? Ainult sinna asjad edesti. Et mul on nagu, et mul on nagu kultuurinõuniku ja kultuurimänedžeri ja kunstimänedžeri kõrgharidus, bakalaureuse kraad, kiitusega lõpetatud. Ja mul on ka magistrikraad kultuurikorralduses. Nii et ma olen õppinud ka neid asju. Ja mul on lihtsalt selle peale endal juba lapsest peale nagu soot, et kui ma niisuguse korraldamise peale. Ma võiks õhtud ka väga hästi juhtida või saateid. Mõningaid olen teid ka. Aastate jooksul on võimalusi olnud. Mõnda saadet teles juhtida, mõnda erinevatel kanalitel on see olnud. Ja siis ja mõnda raadiosaadet ka proovida juhtida. Et see mulle meeldib, et see on lapsest peale mulle nagu väga meeldinud ja omane. Andreie,
Hakkame mängima mängu. Tunne oma lugusid. Sinul on rekvisiidid. Teeme jah siin väikse. Ja mina seletan. Siin käis enne nii palju lugusid läbi, et ilmselt ta nagu... Palju on kõik ära nimetatud. Ta vastab väga lihtsalt ära, vaata, et siin ei ole varianti ka. Aga mängureeglid väga lihtsad, Marju. Meie oleme siis, meil on rekvisiidid, mille peal on siis laulu pealkirjad, aga need on emotikonide keeles. Teeme siis on emotikon. No tean. No, meil on siis laulu pealkirjad on siis emotikoni keeles ja siin on siuke 2-3 emotikoni ühe laulu kohta ja sa pead ära arvama, mis laul see on. See on sinu repertuaarist. Appike, ega ma tean ainult paari emotikoni tähendust. Aga sa näed peale, sa saad aru enam-vähem, mis need on siin. Näite siis kaamerasse. Nii, siin on meil esimene. Esimene on siuke väike mehike. Väike mehike ja täring. Mis see olla võiks, mis laul? See ilmselt käis läbi nendest listidest, mis sa siin meile enne nimetasid, mis lugusid sa oled teinud. Väike mehike ja täring, vaid üks mees või? Ei ole. Täring, mida täring võiks tähendada? Täring tähendab mingisugust täring, no mingi võimalus, siin on ju 6. See kuus ei ole oluline, täring on oluline. Täring. Ehk siis võib-olla näiteks, kuidas öeldakse siis? Kus sa kasutad seda täringut? Et kus mina kasutan seda täringut? Kus täringut kasutatakse? Mida tehes? No Eesti mängus näiteks kasutatakse täringut. No mäng on päris okei lähemine juba. Mäng. Ja, mul on üks laul ka väga hea lugu on Mäng. Aga see ei ole mäng. Aga siin on üks emotikon veel ees, mis on siuke nagu ütleme nii, et ei ole võib-olla päris inimene, aga selline inimese siuke kujutis. Nii. Ja selles laulus on sul 2 sõna selle laulu pealkirjas. Ja see, ütleme nii, et siuke inimene, aga see inimene, inimese kujutis ühe sõnaga tekib. Ja sul on seal üks mäng. Ehk siis täring. Kellel peatub mu pilk või? Ei ole. Me ütleme sulle ette. Ütleme ära või? Ütlegi üks sõna. Mis sa öelda sa ütle sõna? Mäng on seal sees. Mäng on teine sõna. Varjude mäng. Väga õige. Nii, järgmine siin me ei hakka midagi ütlema, mis emojid need on. Siin saab igaüks saab aru. Siin see peaks lihtne olema. Süda silmades. Süda silmades. Nii, järgmine. Siin jälle ei hakka midagi ütlema. Oi, te olete tantsukingad. Jaa. Tuli tööd teinud. Nii, siin on meil, siin on päris, see on juba keerulisem. See on juba keerulisem, jaa. See on juba keerulisem. Aga ma arvan, et... Aga ei tohiks midagi rasket olla. Aga ei tohiks. Et kuhu suunda ühe sõnaga nagu süda veab. Nii. Meil on mingisugune kalender seal lõpus. 4. veebruar. See ei ole oluline, see on emotikon. See ei ole 4. veebruar, see lihtsalt näitab mingisugust See on armastuse aastapäev. Jaa. See oli päris keeruline tegelikult. Jaa. Nii, siis meil on veel 2 veel sulle pakkuda. Kist. Siuke asi on meil siin. Päike ja mingi... Päikesemaa. Ei ole. Ei ole või? Ütleme, meil on üks naisterahvas ilus ja meil on üks päikene. Mul ilus laul, ma olen ju naine jäi ka nimetamata, Inge Peegel jäi nimetamata. Issand, kui palju mul jäi nimetamata. Kui sul raske jäi kauaks. Mida päike võib symboliseerida? Kas meil on võib-olla mingi võib-olla äkki aastaaeg? Suve kuninganne. Absoluutselt. Kas meil on kõik, Andrei? Ja viimane on siis selline asi meil siin. Need Marju. Nii. No selle ma arvan, Marju tuleb kohe ära. Mis vaid üks mees või? Ei, mis sa näed seal peal? Mis tal on? No siin on süda, siin on üks mehike. Ja mis see veel on? Aga mis see üks siin on? See on... Tundub nagu mingisugune... Väga lähedal oled. Mingi ketas tundub, ei tundu või? No jah. Aga millest see kujutab tehtud võib olla? Terasest. Terast südamega mees. No lõpu küsimus veel siia. Me korraks mainisime Karikakra lugu, rääkisime sellest. Kontroll küsimus sulle. Mitut erinevat lille on mainitud laulus Karikakar? Seal on mainitud... Ja nimete ka need siis? Rooside joovastav hurm, liili ja süütus ja sarm. Ma ei tea, milleks kingid mul. Vaasis on längus. Mimoos, tulbid on langenud koost. Mõtlen sulle, kui seda on 4. Jaa.
4 lille. Karikakar, roosid 5 ja mimoos. Tulbid 5. Karikakar ei nimetamata. Karikakar 6. Ehk siis väga-väga õige. Ühesõnaga, Marju, meil oli väga tore. Ma olen suht kindel, et sul musakate show tuleb päris vägev. Nagu sa ütlesid, sul on ikkagi korralik siin, saatsid laiali juba, sul on väga suur plaan paigas. Mida sa tegema hakkad seal? See tuleb kindlasti vägev show. No mul on selle plaani juures ka väga häid nõuandjaid, keda ma ka kuulan ja kelle arvamust ma kuulan ja kellel ma lasen ennast abistada selle juures. Ja selleks on Eesti muusikaauhindade meeskonna poolt mulle antud paar inimest, kes mind abistavad selle juures, selle valiku tegemisel, selle järjekorda panemisel, et see oleks nagu hea, et see kõlaks hästi ja saaks nagu väga tipp-topp. Muidugi laule on ju nii palju, et tuleb hakata valima. Ja see on minu jaoks nagu see kõige raskem, et nii paljud laulud nagu ei pääse sellele pjedestaalile, sest lihtsalt ajaliselt ei mahu. Kas Karikakart võib kuulda? No ikka. No sellest pole kahtlust, seda ma võin öelda, et seda ikka kuulab ja... Aga suur aitäh, Marju, et sa tulid meile külla, et me saime sinuga tuttavaks, et me saime sina peale. Just. See on väga tore. Ja me siis näeme tegelikult juba musakatel ka sinuga. Tule meie stuudio, me teeme ka selle oma stuudiot, tule sealt ka läbi. Ja ma juba tean, et mul tuleb teie stuudiost läbi astuda, mida ma suurima ja meelega. Ma isegi tean, kus kohas see seal asuma hakkab. Oho, isegi meie. Kus see siis asuma hakkab, Marju, ütle meile ka. Ma nägin eile seda skeemi, saali skeemi. Eile oli koosolek, ma viibisin koosolek. Aga me olime heas kohas. Heas kohas, jah. Väga hea. Sobib. Mulle head kohad meeldivad. Mul on nii suur rõõm, et te kutsusite mind oma saatesse, et tänu sellele, et 1. veebruaril toimuvad Unibet Arenal ehk siis endises Saku Suurhallis suured Eesti muusikaauhindade üleandmise pidustused, toimub tohutu suur võimas grandioosne gala, et läbi selle sain ma tulla külaliseks teie väga hubasesse stuudiosse ja kohtuda 2 fantastilise saatejuhiga, 2 fantastilise noore mehega, kellega oli nii tore rääkida, kullakas, et teiega oli erakordselt armas juttu puhuda, et ma tulles ei arvanud elu sees, et ma teiega nii pikalt lobisen ja nii palju räägin üldse. Mõtle, Marju tahtis 10 minutit siin olla. Nüüd me oleme praegu 1,5 tundi olen siin istunud juba. Nii tore oli. Marju, üks ettepanek veel, lihtsalt 18. jaanuarist saab Sky Plussis hääletada siis Unibeti rahva lemmik ja siis artist, eks ole. Ja peaauhind on juhuslikult pidu koos minu Andrei, 5 Miinuste poistega. Oi, kus on alles pidu. 5 Miinuste poistega. Stefan ja Birgit lubasid läbi tulla. Nii. Ja kas Marju Lännik tuleb ka läbi peolt? Muidugi. Ja sõber, sul on võimalik võita see auhind Unibet spordibaaris siis endale ja 4 sõbrale. Pidu koos meie erikülaline Marju Lännik. Hääleta seal ja Marju, aitäh sulle. Suur tänu. Väga armsad sõnad olid sinu poolt. Ostke piletid Piletile vist Eesti muusikaauhindadele ja näeme juba seal. Tšau, paka. Tšau.